Tere õhtust siit Euroopa Parlamendist Brüsselist. On aasta 2025 käes ja selle aasta esimene nädala kokkuvõte. Nii nagu olen ma teinud seda 5,5 aasta jooksul, teen ma seda ka edasi. On 16. jaanuar, neljapäeva õhtupoolik kell 5 kohaliku aja järgi, Eestis on kell 6 juba õhtul. Seega, viimastel päevadel on parlament taas saanud sellise tööhoo natukenegi sisse, kuna aasta esimesel nädalal ei toimunud mitte midagi. Kõik olid puhkustel, nii et puhkegu seda Lähis-Idas või Taiwanis kuskil, siis Euroopa Parlament on tühikäigul. Eelmine nädal hakkas selline juba vaikselt rutiin tekkima, kui ametlikult komisjoni istungid mitte midagi polnud, ja seetõttu polnud ka mul eelmine nädal mitte midagi rääkida sisulist Euroopa Parlamendi kohta. Kuigi Eesti sisepoliitikast saaks alati rääkida väga paljudki, alates peaministrist, kes nimetab ühtesid kõige arukamaid Riigikogu liikmeid, kelleks Anastasia Kovalenko-Kõlvart kahtlemata on, nimetab neid lollideks, kui küsitakse otse, et miks ta tahab oma sõpra panna riigisekretäriks ja selle nimel isegi muudab seadust eelnevalt, võttes välja juriidilise kõrghariduse nõude. Ja kui samal ajal sõimatakse Ungarit või muid riike maailmas, kes korrumpeerivad riigisüsteeme, siis kui seda teeb Eesti peaminister õigest erakonnast, siis meedia natukene mökitab ja kogutab, aga ei ole hullu midagi. Et ärme parem liiga palju sõima, kuna muidu me paistame võib-olla Euroopale välja kui mingisugune postsovetlik Ida-Euroopa riik. Seega Eesti siseasjadest oleks väga palju rääkida, kuid mitte see ei ole nädala ülevaate kokkuvõtte mõte siit Euroopa Parlamendist. Seega nüüd lõppeval nädalal on see tööhoog saanud rohkem käigu sisse. Teisipäeva hommikul toimus väliskomisjoni istung, kus siis värskelt ametisse saanud volinik, kes vastutab Euroopa Liidu laienemise eest, kelle nimeks on Marta Kos, endine siis diplomaat Sloveeniast, kes, kui ma õigesti mäletan, 59-aastane, kuid kui hakkame tema tausta vaatama, siis sellel voliniku tausta, kes teenib üle 20 000 euro kuus palka ja vastutab näiteks suhete eest Balkani riikidega, kes pürgivad Euroopa Liidu liikmelsuse poole, siis selle inimese eluloo tausta algab aastast 1993, kui ta läks diplomaatiasektorisse Sloveenias. Eelnevalt enne seda nõukogude ajal justkui mingisugust minevikku ega ajalugu tema puhul polegi, sest tegemist oli ühe noore kommunistiga, kes oli täis äärmussotsialistlikku maailmavaadet ja kuna see ei ole praegu enam siis kohane ja populaarne, siis kogu selline tema ajaloo taust isegi Wikipeediast on lihtsalt ära kaotatud. Kuid eks saab olema tore, kuidas siis kunagine noor kommunist Sloveeniast on tõusnud laienemisvolinikuks Euroopa Komisjonis ja käib nüüd siis Balkani maades ehk ka endistes Nõukogude Liidu riikides ringi ja räägib Euroopa Liidu väärtustest. Kindlasti mõjub ta väga usutavalt. Aga andis ta siis ülevaate ja siis Euroopa Komisjoni seisukohad teada meile Gruusia arengu osas, Moldova arengu osas, Albaania, Montenegro, Bosnia, kõik need riigid, kes siis pürgivad Euroopa Liidu liikmeks, kuid kes suure tõenäosusega kindlasti järgmise 5 aasta jooksul liikmeks ei saa. Selline 1,5 tundi oli arutelu ja mõttevahetust siis antud volinikuga. Seejärel päeval ehk üleeile teisipäeval oli meil ka Euroopa Parlamendis meie poliitfraktsiooni koosolek, konservatiivid ja reformistid, kus ja enne seda oli siis ka Euroopa konservatiivide reformistide erakonna ehk siis selle üle-euroopalise partei koosolek, kuid kuna Keskerakond selle poliitilise erakonna liige ei ole, veel ei ole, loodetavasti peagi saab selle liikmeks, siis minul selle koosolekul asja ei olnud, kuid seal koosolekul siis valiti ametlikult selle üle-euroopalise partei, mitte selle fraktsiooni, Euroopa Parlamendi fraktsiooni, see teine asi, vaid selle üle-euroopalise partei esimeheks Poola endine peaminister Mateusz Morawiecki, kes oli ka siin isiklikult kohal. Ja siis eelmine president Giorgia Meloni taandus viisakalt, kuna ta oligi lubanud olla ajutiselt veel üle-euroopalise konservatiivide reformistide partei president eurovalimisteni ja selle järgselt, kuid seejärel tahab ta taanduda. Nii et seetõttu siis läks endisele Poola peaministrile see presidendi ametikoht. Ja fraktsiooni koosolekul räägiti, et mis on toimumas Rumeenias seoses presidendivalimistega, mille tulemused tühistati ülemkohtu poolt, mis toimub liikmesriikides, mis saab olema agenda järgmise nädala täiskogu istungitel, kuna järgmisel nädalal on meil taas sõit Strasbourgi, kus toimuvad siis täiskogu istungid koos debattide ja hääletustega. Nii et selline asine töökoosolek. Kolmapäeva hommikul ehk eile hommikul lendasin ma kiiresti uuesti Tallinnasse, selleks, et osaleda ühel Keskerakonna
töökoosolekul seoses sellega, mis puudutab ka veebruarikuud, kuna veebruarikuus peaks tulema Riigikohtu otsus, mis puudutab siis Keskerakonna kaasust, Porto Franco kaasust ja korruptsioonikaasust, milles esimese astme kohus mõistis Keskerakonna süüdi, ringkonnakohus mõistis Keskerakonna õigeks ja kuna siis Riigiprokuratuur läks edasi Riigikohtusse ja ei olnud nõus selle õigeks mõistva otsusega Keskerakonna puhul, siis nüüd oodataksegi veebruari alguses kohtuotsust Riigikohtu poolt. Me ei tea, mis tulemus tuleb, aga me oleme valmistunud kõikideks stsenaariumiteks igal juhul, sest Keskerakond, mis on uuenemas, mis on värskenemas ja mis on maha jätnud oma eelmised probleemid, kindlasti peab vastu sellele, ükskõik mis otsusele. Ja tuletame meelde, et selle Porto Franco kaasuse isiklikuks põhjustajaks oli toonane Keskerakonna esimees Jüri Ratas, kes täna istub Isamaas, nii et tulgu see tulemus milline tahes Riigikohtust, siis me teame, et kui tuleb negatiivne tulemus, siis Jüri Ratas on selle eest täielikult vastutav. Mitte tänane Keskerakonna esimees, kes toonastest otsustest ei teadnud mitte kui midagi. Toonased juhatuse liikmed ei teadnud mitte midagi ja need, kes teadsid, on täna kas Isamaas või sotsiaaldemokraatide ridades. Ja seejärel peale koosolekut oli mul väga meeldiv kohtumine ettevõtjate ringiga, nii-öelda ICC, selline klubiline üritus, kus käivad erinevate valdkondade ettevõtjad koos iga paari kuu tagant ja kohtuvad siis erinevate inimestega. See kohtumine pidi aset leidma tegelikult juba novembrikuus, aga toona see jäi ära, kuna oli meeletu lumetorm. Ja kui ma hakkasin lendama siit Brüsselist Tallinnasse läbi Helsingi, siis Helsingi lennujaamas istusin ma lennukis üle 2,5 tunni, niimoodi, et see lennuki liikunud ei edasi ega tagasi, sest tohutu lumetorm, radasid ei suudetud puhastada Helsingis, me ei teadnud, mis kell me väljume, nii et kui kell 6 pidi algama õhtul üritus novembrikuus, siis Tallinnasse ma jõudsin alles peale kella 9, kuigi pidin jõudma kell 5 juba. Seega toona see üritus jäi kahjuks ära, kuid selle ma üritasin heastada igati ja seetõttu see nii-öelda õhtusöögi vormis selline kohtumine ettevõtjatega õnneks sai toimuma eile kolmapäeva õhtul kell 6 ja seetõttu ma tulingi korraks Eestisse ja juba täna varahommikul tulin ma läbi Helsingi tagasi Brüsselisse, et osaleda siin meie sisekoosolekutel ja plaanide seadmisel, mis puudutavad järgmisi kommunikatsiooniplaane, kampaaniaid, järgmise nädala istungeid ja tagasi Eestisse tulema uuesti homme ehk reedel, nii et jõuan reedeks koju. See on olnud selline nii-öelda siis edasi-tagasi sõitmise nädal koos väliskomisjoni istungitega, poliitfraktsiooni koosolekutega, uue presidendiga meie üle-euroopalisele parteile, konservatiivid ja reformistid, nii et tööd on saadud vähemalt midagigi tehtud uue aasta alguse puhul. Kui me varem ei kohtu, siis juba järgmisel nädalal Strasbourgist, kui toimuvad hääletused ja debatid, kindlasti annan siis operatiivselt infot, kuidas Euroopa Parlamendis on emotsioonid seoses Donald Trumpi ametisse asumisega 20. jaanuaril ehk juba 4 päeva pärast. Kindlasti need emotsioonid on vastandlikud, kuna vasakpoolsetele ja sotsialistidele on Trump nagu punane rätik, aga samas mõistlikele inimestele, kes saavad aru, et rohepöördega on kõik, kaitsekulutusse tuleb rohkem investeerida Euroopas, Euroopa peab ise kandma ka seda koormat, et enda julgeolekut tagada, siis selles valguses on Trump kahtlemata Euroopale ka hea valik. Seniks aga ma soovin kõigile ilusat kesktalve jätku, minge kindlasti suusatama ja kelgutama, nautige ilusaid talveilmasid, sest ega see talv igavesti ei kesta ja aeg läheb tohutu kiirusega. Nii et kohtume taas mitte vähem kui nädala pärast Strasbourgist, Prantsusmaa linnakesest Saksamaa piiri lähedalt. Olge tublid ja terved ning ikkagi liituge Keskerakonnaga ja võitleme üheskoos selle eest, et Eesti jääks suveräänseks ja et Eesti rahvas saaks elada turvalises riigis, kus kõigil on võimalikult hea olla.